22. septembri hommikul 44, siis isa helistas ja ütles, emale, et pangu midagi kokku, et peame lahkuma. Ja otsus ei olnud sugugi veel kindel, kuhu minna. Alguses muidugi idee oli see, et lähme kodust ära. Kas siis jääme kusagile maismaa ranna äärde või lähme Saaremaale, seda ei olnud otsustatud. Ja kui me siis liikuma hakkasime konverentsi pärastlõunal, see oli siis ema, vist oli juhtis ühte hobusavankrit, vend Jüri vist juhtis teist ja isa ema. Miina Valge oli siis meiega kaasas ja siis siirusime Virtsu poole. Ja isaga saime kokku, isa tuli Märjamaalt, saime kokku jälle teel. Ja siis järgmine päev, 23. siis oli pere koos ja siis läksime Virtsusse sealt üle Suureväina Muhumaale ja olime seal ühes laohoones, olime ööd ja järgmine hommikul siis siirusime jälle edasi Kuressaare poole. Nüüd oli siis see maismaale jäämise otsus oli siis vanemate poolt tehtud, et sinna ei jää. Inimesed voorisid kõik lääne poole ja selle ajal muidugi kõik hobuvoorides. Ja siis, kui me jälle Muhust Saaremaale läksime üle Tammi, siis oli paar kolonni oli Vene sõjavange, keda me nägime. Aga nemad puutunud meid ega meie nende vastu erilist huvi ei näidanud. Ja siis Saaremaal inimesed natuke hajusid laiali, aga enamus läks ikkagi Kuressaare poole. Ja siis oli idee, et lähme siis vaatame, et isa ju sünnikoht oli Saaremaa läänerannikul, et siis võib-olla püüame sealt leida teed Rootsi. Ja isa sõitis siis rattaga ringi ja otsis kohti ja tuttavaid seal ja leidis nii mõnegi, kus oleks võinud veel 2 või 3 inimest peal panna, aga saada paadile. Aga isa ei tahtnud perekonda lahutada ja siis jäime kokku ja siis 27. septembril püüdsime laeva peale saada, Saksamaale minna, see oli väga ainus võimalus. Nagu isa ütles, Saksamaal on ikka hulkamaad soojem kui Siberis. Ja no siis tol päeval ei pääsenud peale, läksime järgmine päev tagasi ja siis saime laeva Peeter Vesseli peale ja vanaema võttis siis ühe hobuse ja vankri viis selle siis tagasi kodukülla. Ja nii siis läksime Saksamaale ja vanaema jäi Eestisse, vanaema läks oma Norvalu koju. Laeva nimi oli Peeter Vessel ja siis meil kõrval laev oli, ma ei teagi, mis ta nimi oli, aga me kutsusime ta nii ikka kogu põgeniku aja jooksvalt, see oli põlev laev. Siis 27. kui sinna Reidile jõudis seal Roomastaru sadama juures, siis mingi tuli seal kusagil laoruumis hakkas ja see suitses ja no sinna peale ei lastud meid enam, aga see oli ka, laevad vist olid mõlemad, kui me eksid Tallinnast tulnud. Kuna nad Tallinnast lahkusid, seda ma ei tea. Aga siis Peeter Vessel oli, no seal oli ikka enamus olid põgenikud, seal olid sõdurid peal, aga enamus olid eestlased, vähemalt mina saksakeelset kõnet ei mäleta seal kuulnud olevat. Siis põlev laev läks edasi meiega nii paralleellaevana ja jälle, isa viis meid poissi siis laeva pardale ja näitas siis, kui me Sõrvesaarest mööda läksin, vaadake hästi. Et küll olete tagasi. Aga kunas see juhtub, seda ei tea. Et võib-olla 2 aastat, võib-olla 20. Minul läks 50. Oli kaunis rahvast täis, ma ei ütleks, et puupüsti oli, aga oli kaunis täis. Ja seal siis, nii et ma ei mäleta, kus me magasime tegelikult, aga üks pilt on meeles oli, kui me Eestist lahkusime 28. septembris oli isa ema pulmapäev. Ja emal oli alati oli tegemist merehaigusega ja merehaiguse vastu võitlemisega. Vaenek oli merehaige ja siis ma mäletan pilti, kus ta isa istus vist seal kusagil reilingu ääres pingi peal ja ema pea oli süles. Saksamaalt lahkusime 22. september 1949, täpselt 5 aastat peale kodust lahkusime. Ameerikasse jõudsime 1. oktoobril 1949, täpselt 5 aastat peale, kui me Saksamaale jõudsime. Ja me maandusime Bostonis, enamus laev läks küll New Yorki, aga meie läksime Bostoni. Teisel päeval vist olime Inglise kanalis, mis on tavaliselt natuke rahutu veega.
tol päeval oli sireni kui peegel ja just ma tean, et mina olin merehaige ja ema oli merehaige, teistest ma ei tea, kas nad olid või olnud. Ja nii, et väike õõtsimine ikka oli. Ja siis järgmised päevad olime Atlandil ja läks kaunis rahulikult. Isa püüdis meid õpetada bridži mängima ja jälle söök oli hea ja enamusel seisis sees ka, nii et ei olnud väga viga. Kutsumistele vaatamata, et tagasi tulla ennem kui Eesti Vaba ei olnud üldse, ei olnud mõeldav. Sellest ei olnud isegi kunagi nii pikemalt juttu, see oli lihtsalt arusaadav, et ei tule. Aga siis isa suhtes veel nii palju, et kui Eesti uuesti vabaks sai, siis helistas mulle ütles, et ma ei saa Madist kusagil kätte ja Jüri elas tol ajal ja veel Bostoni kandis, et Jüri on kaugel, et pead tulema müüme klaasi konjaki. Viimane kord, kui just ema ei lubanud, viimane kord, kui just siis see oli 14 aastane. 1994 tuli laulupeole. Jah. Nii et... Jah, vend oli sel ajal juba siin, sellepärast mul vanem Jüri tuli tagasi Eestisse 1993 aasta varem ja jälle otsustas, et jääb siia. Isa ema oli istunud pajusid, sellepärast see mõisa aida juures palju puid ei olnud. Ja siis vanaema oli vist ütelnud iga poisi nimel Tamme, kui me sündisime. Tammed olid alles, Tammed on praegu alles.